Tule ja suitsu kardin on Moskva enda alla matnud. Ukraina korraldas just sõjaseni suurima rünnaku. Sajad ja sajad droonid, liukpommid, tiibrakettide hübriidid. Ukraina lasi kõik käiku. Seni suurima rünnakuna sõjas pani see Moskva leekidesse ja sundis ametnike kahjusid varjama, aga see ei tööta. TV jõuab ikkagi välja ja meil on seda palju. 17. mail teatas United 24 meedia, et lausa hämmastav. Ligi 600 Ukraina droonist koosnev parv ründas öö jooksul Moskvat ja mitmeid suuri sõjatööstusrajatisi Moskva piirkonnas. See oleks juba iseenesest üks suurimaid õhurünnakuid Venemaa territooriumil pärast seda, kui Putin oma sissetungi alustas. Aga sellega asi ei piirdunud. Rünnak, mis kestis peaaegu 24 tundi, lõppes sellega, et Venemaa kaitseministeerium väitis, et nende õhutõrje on alla tulistanud 1054 Ukraina drooni, 8 juhitavat pommi ja 2 Ukraina raketti, mis tõenäoliselt olid Flamingo drooniraketi hübriid ja Neptune MD juhitav rakett, teatab Kyiv Independent. Tüüpiline Moskva. Väidad, et need peeti kinni samal ajal, kui su sõjaväerajatised põlevad. See, mida me siin näeme, on kuudepikkuse planeerimise ja raske töö tulemus, mis tasub end Ukrainale ära. Viimase aasta jooksul oleme näinud tohutut kasvu Ukraina rünnakutes Vene õhutõrje vastu. Nende rünnakute loogika on lihtne. Venemaa on tohutu riik. Isegi parimatel aegadel on nende õhutõrjeressursid pingul. Mida rohkem neid kaitsesüsteeme hävitatakse, seda suuremaks muutuvad lüngad. Ukrainal on juba mitu kuud olnud plaan, kuidas ehitada tugevamaid ja odavamaid kaugmaadroone, samal ajal kui nad järk-järgult nõrgestavad Venemaa õhutõrjet. Oleksandr Kovalenko, kes on sõjavaatleja ja töötab organisatsioonis Informatsiooniline vastupanu, ütles UKR Informile, et Ukraina teadis algusest peale, mida ta tahab teha, ja on nüüd olukorras, kus suudab Venemaa õhutõrje purustada. Kui me räägime vaenlase õhutõrjesüsteemide hävitamisest, siis on oluline mõista, et sellist operatsiooni ei viida läbi ei nädala, kuu ega isegi aastaga. Juba 2022 aastal alustasid Ukraina kaitsejõud järk-järgulist ja süstemaatilist protsessi Venemaa õhutõrje kurnamiseks, peamiselt lahinguväljal, kui selleks avanes võimalus, ütles Kovalenko. Tükkhaaval on Ukraina relvastus paranenud. Nüüd muudavad nad Venemaa pimedaks impeeriumiks. Ja see pole veel kõik. Üht suurimatest rünnakutest Moskva vastu toetasid kohapeal tegutsevad operatiivtöötajad, kes ajasid Venemaa õhutõrjele veelgi rohkem liiva silma, aidates sellega kaasa Ukraina tegevuse õnnestumisele. Nende töö tabas kõiki, eriti Putinit, ootamatult, ning see viitab suurele probleemile, millega Putin peab tegelema, kui ta loodab takistada Ukrainat tulevikus sarnaseid massiivseid rünnakuid kordamast. Nutikas väike trikk aitas selle massiivse rünnaku võimalikuks teha. Jää meiega ja saad teada, mis see trikk oli. Aga enne kui selleni jõuame, on oluline rääkida sellest, millist kahju Ukraina selle rekordilise rünnakuga Moskvale tegi. Alustame tööstuskompleksist Venemaa Zelenogradi piirkonnas. Veidi üle 30 kilomeetri loodes Moskva kesklinnast asuv tööstuskompleks kannab nime Elma Zelenograd ja on üks Venemaa tähtsamaid elektroonika ja mikroelektroonika tootjaid. Need on sellist tüüpi komponendid, mida kasutatakse praktiliselt igas kaasaegses relvas, mida Venemaa Ukraina vastu kasutab, eriti rakettides. Ja tehnopark, mida Ukraina ründas, on väidetavalt koduks enam kui 150 ettevõttele, mis on spetsialiseerunud elektroonika, mõõteriistade, optiliste süsteemide, andurite ja palju muu tootmisele. Nüüd põleb see park. Süüdlasteks olid Ukraina droonid. Järgmisena suundume Angstromi ettevõttesse, mis asub samuti Zelenogradis. See tehas vastutab mikroprotsessorite, pooljuhtide ja mikroelektroonika tootmise eest. Siin hakkab juba mingi muster välja joonistuma. Tundub, et Ukraina sihib elektroonikatehaseid, mis võimaldavad Venemaal korraldada kaugmaa raketirünnakuid. Ja pea meeles, kõiki neid komponente kasutatakse ka õhutõrjerakettides. Isegi kui Ukraina kasutab ära lünki, mille ta on loonud Venemaa õhutõrjes, hoiab ta samal ajal silma peal Venemaa õhutõrje edasisele nõrgestamisele. Ukraina raiub Vene puud ja Putin vaatab pealt, kuidas hüüe puu langeb, aina lähemale tuleb. Ajalehe The Guardian andmetel on Ukraina julgeolekuteenistus ehk SBU selle eest vastutuse võtnud. Ja enamiku teiste kuni 17. maini Moskvas registreeritud rünnakute eest. Teadhati tulekahjust selles rajatises ning SBU nimetas Angstromi kogu Venemaa sõjatööstuskompleksi oluliseks osaks, selle rolli tõttu kaasaegsete relvade valmistamisel. Moskvas purustati tarneahel ja käsitleda on veel palju muudki. Samuti oli Ukraina sihtmärkide seas rekordilise õhurünnaku ajal Raduga masinaehituse projekteerimisbüroo, teatab United 24 meedia. Dubnas asuv ettevõte vastutab raketisüsteemide ehitamise eest, sealhulgas tiibrakettide, mida Putin on kasutanud Ukraina tsiviilisikute ründamiseks. Jällegi näeme, kuidas pusletükid hakkavad kokku sobituma.
kõigepealt komponendid, siis raketitootjad ise. Ukraina kaitseministeerium andis selle ja teiste seni käsitletud rünnakute kohta huvitava avalduse. Sõda naaseb sinna, kust see tuli, teatas ministeerium, lisades sellele väikese saladuse loori. Varem kaitsesid neid rajatisi arvukad õhutõrjesüsteemid, kuid juhtus midagi kummalist. Pea meeles, me teame, mis see kummaline asi oli ja me avaldame selle peagi. Enne seda oli Ukrainal veel palju plaanis, kui ta vallandas Moskvas põrgu. Samuti Moskva plahvatuses tabasid Ukraina droonid Solženitsõnagorski kütusejaama. See rajatis on osa Venemaa ulatuslikust kütusetorustike infrastruktuurist, mis vastutab bensiini ja diislikütuse transportimise eest nii Putini käsilastele rindel kui ka naftaterminalidesse, kust kütust saab saata teistesse riikidesse, et raha jätkaks Putini sõjakassa täitmist. Steenidelt tehtud videod ja fotod näitavad kahjustusi, kui leegid tõusevad õhku ja paks sudukate täidab taeva. Astra, mis on juba pikka aega olnud üks usaldusväärsemaid Telegrami kanaleid, mis kajastab, mis tegelikult juhtub, kui Ukraina droonid Venemaale lendavad, omab selle kohta tõendeid. See tuvastas rünnaku asukoha, et kinnitada, et Ukraina tabas tõepoolest Solženitsõnagorski rajatist. Me näeme ka videoid ja fotosid tohutust suitsupilvest, mis tõuseb sellest naftat laadivast jaamast. Sealhulgas kaadreid, mille on filminud ilmselt autos olnud reisija, kes võttis selgelt riski, et seda jäädvustada ja avalikkuseni tuua. Viha Moskvas tabab kindlasti seda, kes selle video filmis. Mis puudutab Astrat, siis nende video näitab, kuidas mitu suurt mahutipaaki on leekides. Putin saab ainult pealt vaadata. Veel rohkem tema naftast põleb ja see on järjekordne mõra Vene sõjamasina soomuses. Ja Ukraina polnud veel Moskvaga lõpetanud. Jätkates naftaga ei suutnud Ukraina vastu panna veel ühele rünnakule Venemaa naftatöötlemisvõimsuse vastu. SBU droonid ründasid Moskva naftatöötlemistehast. Astra poolt taas avaldatud kaadrid sündmuskohalt näitavad rafineerimistehase põlenud hooneid ja rajatisest tõusvat suitsu. Pildiga kaasneval videol on näha, kuidas Vene õhutõrje avab taustal tuld, enne kui kostab suur plahvatus ja tõuseb suits. See rajatis, mis on alates 2024 aasta oktoobrist olnud kaetud droonivastaste võrkudega, on 10 suurimast Venemaal. See töötleb aastas 11 miljonit tonni naftat ja varustab umbes 40% Moskva piirkonna kütusevajadusest. Me ei pea teile seletama, miks Ukraina selle sihtmärgi ründas. Oleme varem palju rääkinud Ukraina kampaaniast Venemaa naftatööstuse vastu, kuid seekord oli veel midagi. Kyiv Independenti andmetel põhjustasid Ukraina droonirünnakud kaose Moskva lennujaamades. Peaaegu 100 lendu kas hilines või tühistati Vnukovo lennujaamas, kuna võimud sulgesid kõik Ukraina droonide kartuses taevas. Šeremetjevo lennujaamas oli olukord veelgi hullem. Umbes 200 lendu hilines või tühistati ning selleks oli isegi rohkem põhjuseid kui Vnukovos. Miks? Ukraina droonidel näib olevat sihtmärk Šeremetjevo lennujaamas. Samuti vaid päev enne uudist rekordilisest rünnakust Moskva vastu. Ukraina president Volodymyr Zelenski kinnitas, et Ukraina hävitas $40 miljoni väärtuses Beriev B-200 amfiiblennuki rünnakus Jaski sõjaväe lennuväljal, mis asub Aasovi mererannikul. Satelliidipildid kinnitasid seda rünnakut. Venemaa kaotas ühe neist vaid 20 lennukist, mis on ehitatud alates 1998 aastast, mil see tootmisse võeti. Tundub, et Ukraina sihib kogu Venemaa õhuvõimekust. Rakettide tootjad ja ettevõtted, mis valmistavad nende tööks vajalikke komponente, said kõik Moskvas 17. mail tabamuse. Ja Ukraina ei piirdunud sellega. Lisaks kõigele ründas ta veel mõningaid sihtmärke väljaspool Moskvad, korraldades Venemaa vastu marulise kättemaksurünnaku kõige eest, mida Venemaa on Ukrainas teinud. Ja just selliseid asju me käsitlemegi saates The Military Show. Kui saad kanalilt uusi teadmisi ja väärtust, siis ära unusta tellida, et näha rohkem meie kajastusi Ukraina viimastest ja võimsamatest löökidest. Kui Moskva õhutõrje üritas, kuid ei suutnud toime tulla Ukraina poolt Vene pealinna suunas saadetud ülekaaluka droonide, rakettide ja pommide hulgaga, lammutas Ukraina samal ajal vaikselt Vene varustust ka mujal. Belbeki lennubaas okupeeritud Krimmis oli veel üks Ukraina öistest sihtmärkidest. Vene ametnikud pole selle rünnaku kohta veel kommentaare andnud, teatab United24 Media, kuid SBU on seda teinud. See kinnitas, et Krimmis sai Vene õhutõrje palju kahju. Kahjustada saanud objektide seas olid Pantsir S-2 õhutõrjesüsteem ning angaar, kus hoiti radariseadmeid, mida Venemaa kasutab oma S-400 õhutõrjesüsteemidega. Lennujuhtimistorn, maa-õhk, andmeedastuspunkt ja lõpuks veel juhtimissüsteem ja maapealne juhtimispunkt, mida kasutatakse Venemaa keskmaa Orioni ja Forposti droonide jaoks. See on Ukraina geniaalne käik. Kui Venemaa tähelepanu oli Moskva drooniparvele suunatud, ründas SBU veelgi Putini õhutõrjesüsteeme Krimmis. Me mainisime, et need õhutõrjesüsteemid on nii ülekoormatud, mis oligi peamine põhjus, miks Ukraina suutis varem Moskva rünnaku läbi viia.
nüüd seisab Putin silmitsi küsimusega, mille Ukraina on viimastel kuudel korduvalt esitanud. Kas ta saadab uued õhutõrjesüsteemid Belbeki, muutes sellega Venemaa enda kaitse nõrgemaks? Või jätab ta õhutõrjesüsteemid Venemaa mandriosale, võimaldades Ukrainal korraldada rohkem rünnakuid Krimmi vastu? Igal juhul kaotab Putin ja just nii Ukraina seda soovibki. Ja on veel üks lisalöök, millest teatada. Ukraina mehitamata süsteemide vägede komandör Robert Brovdi ei suutnud kiusatusele vastu panna ja lõi samuti kaasa. Ta kinnitas, et Ukraina droonid olid läbinud peaaegu 1000 kilomeetrit, et tabada täpselt Vene patrullpaati Kaspiiski piirkonna lähedal Venemaa Dagestani vabariigis, samal ajal kui drooniparv Moskvat üle ujutas. Euromaidani press kinnitas hiljem, et tegemist oli Project 10410 Svetljakiga ning märkis, et see oli juba 4. Vene alus, mille Ukraina droonid olid ainuüksi mais rivist välja löönud. Eesmärkide mitmekesisus on lausa uskumatu, ütles Brovdi, jagades rünnakukaadreid Facebookis. Seejärel andis Ukraina kurikuulus droonide komandör hoiatuse, mis näib olevat suunatud otse Putinile ja tema kindralitele. Me laieneme. Moskva sai just maitsta seda laienemist ja Putin üritab seda välja sülitada. Ta ei suuda. Ukraina on jõudnud oma kaugmaa rünnakutes uuele tipptasemele ja nagu Brovdi ütleb, läheb Venemaa jaoks siit ainult hullemaks. Veel võimsamad droonid ootavad rünnakuks, kui Venemaa õhutõrjeid võetakse maha ükshaaval. Ja Zelenski jaoks oli see rünnak magus kättemaks. Venemaa oli selle ära teeninud. Mitte ainult kõige eest, mida ta on seni Ukrainas teinud, vaid eriti just selle löögi eest, mille Venemaa Ukraina vastu korraldas. Seekord ulatusid Ukraina kaugmaavõimed Moskva piirkonda. Me ütleme venelastele selgelt, nende riik peab oma sõja lõpetama, kuulutas Zelenski pärast massiivset rünnakulaineid, mis tabasid sihtmärke, mis asusid üle 500 kilomeetri kaugusel Ukraina ja Venemaa piirist. Ukraina rünnak oli täiesti õiglane vastus, lisas Zelenski. Ja tal on õigus. Vaid päev enne seda, kui Ukraina alustas pommitamist Venemaa pealinna vastu, oli Putin rünnanud Ukraina pealinna Kiievit. Ainult, et Venemaa ei tabanud sõjalisi sihtmärke, vaid tsiviilisikuid. Massiivse 15. mai rünnaku lõpuks Kiievi vastu oli vähemalt 24 tsiviilisikut surnud, mistõttu linnas kuulutati välja leinapäev. Zelenski loogika oli selge, üks pealinn teise pealinna eest. Ainult Ukraina ei sihtinud tahtlikult tsiviilisikuid, nagu Venemaa tegi. Muidugi need, kes kuulavad Venemaad, ei tea, et Moskva kohal on taevas suitsu täis, kuna mõned Venemaa sõjamasina kõige olulisemad osad põlevad. 17. maiks väitis Venemaa kaitseministeerium, et on hävitanud 556 Ukraina drooni mitmes piirkonnas, sealhulgas Moskvas. See teatatud arv peaaegu kahekordistus hiljem, nagu me varem teatasime, ja sinna lisati ka juhitavad pommid ja raketid. Nagu Venemaa puhul sageli juhtub, on tõde ja tegelikkust raske eristada. Kui see on 556 drooni, siis on see üks suurimaid rünnakuid, mille Ukraina on Venemaa vastu korraldanud. Aga kui see on üle 1000 drooni koos pommide ja rakettidega, siis pole see lihtsalt üks suurimaid rünnakuid. See on suurim rünnak, mille Ukraina on selle sõja jooksul seni korraldanud. Igal juhul oli see rünnak Moskva vastu oma ulatuselt tohutu. Üks Vene sõjablogija nimega Aleksander Kots kirjeldas seda kõike. Esimest korda ületab allatulistatud kaugmaadroonide arv 1000 piiri. Viimase 24 tunni jooksul tulistati keskmiselt iga tunni kohta alla 44 drooni. Me ei saa jätta märkamata vaenlase löögivõimekuse kasvu, kirjutas Kots. Ja see ongi Putini jaoks tõeliselt muret tekitav asi. Mitte tingimata rünnaku ulatus Moskva vastu. See oleks talle küllap jätnud pruunid plekid aluspesule, sest Putin näitas oma jõudu sellega, et peitus võimalikult kaugele Moskvast, punkrisse. Vaid sellepärast, et järjekordne sõjablogija on nii jultunult avalikustamas, et Ukraina rünnakud muutuvad üha suuremaks ja laastavamaks. Kui ühendada Kotsi raportid nende kaadritega, mis on pärast 17. maid Moskvast ilmunud, siis näeme midagi, mida Putin kindlasti ei taha. Teave jõuab maailma. Putin on nii meeleheitel, et takistada kellelgi teada saamast sellest, mis Venemaal tegelikult toimub, et Moskva linnavalitsus võttis hiljuti vastu seaduse, mis keelab Ukraina droonirünnakute kajastamise ilma selge ja ametliku loata. Seda viimast seadust kajastas Kiev Independent 13. mail ja see on lihtsalt viimane paljudest kajastamispiirangutest, mille Putin on kehtestanud alates 2025. aastast. Putin tahab kontrollida seda, kuidas Moskvas toimuvat kajastatakse. Sellepärast räägib Venemaa kaitseministeerium väidetavalt allatulistatud droonidest. Mida ta ei taha, kuid mida maailm näeb tänu Telegrami kanalitele nagu Astra, on teated Venemaa südames põlevast sõjatööstuskompleksist. Venemaa vastus on, nagu alati, valetada ja segadust külvata. Ja sellel oli veel üks vastus. Venemaa lõi endale ise näkku 17. mail. Ilmunud on kaadrid, kus Vene õhutõrjesüsteem, tõenäoliselt Pantsir, tulistab välja ühe oma õhutõrjeraketi. Ainult et sihtmärgiks polnud Ukraina droon. See rakett lendas otse Moskva kortermajja. Nii et tubli töö ilmselt.
Venemaa suutis hävitada väga ohtliku elamukompleksi, samal ajal kui Ukraina droonid tabasid sihtmärke üle kogu Moskva. Nüüd tuleme tagasi millegi juurde, mida varem mainisime. Me ütlesime, et Ukraina kampaania Vene õhutõrje vastu tegi selle rünnaku Moskvale võimalikuks, kuid mängus oli ka midagi muud. Väike X-faktor, mida Putin poleks kunagi osanud ette näha, kuid mis muutis Moskva haavatavamaks kui kunagi varem. See miski on see, et 17. mai rünnaku võimalikuks tegemisel ei olnud asi ainult droonide poolt hävitatud õhutõrjes. Moskvas kohapeal tegutsenud agendid aitasid enne Ukraina rünnakut piirkonna õhutõrje rivist välja lüüa. 17. mail avaldas partisaanide rühm Atesh Telegramis huvitava avalduse. Ateshi sõnul häirisid meie liikumise agendid Moskva piirkonnas Putolkovo, Kommunarka ja Domodedovo piirkonnas mitme sidesidetorni tööd, lisades, et nendes rajatistes asusid elektroonilise sõjapidamise moodulid, mis jälgisid madalal lendavaid sihtmärke, edastasid andmeid ja koordineerisid õhutõrjesüsteemide üksusi. Sabotaaž oli õhus enne Ukraina rünnakut ja tundub, et see sabotaaž mängis võtmerolli. Telegrami postituses näidatud tulekahjud, mida Atesh näitab, hävitasid elektroonilise sõjapidamise moodulid, mis jälgivad madalal lendavaid sihtmärke nagu droonid ja need piiravad Moskva õhutõrjeüksuste suhtlusvõimet. See oli korralik peotäis liiva, mis visati venelastele silma vahetult enne, kui Ukraina viis läbi oma suurima rünnaku. Ja see näitab Putinile, et tal on palju rohkem muretsemist kui ainult Ukraina õhurünnakud. Venemaal tegutsevad kohapeal agendid ning need agendid teevad ilmselgelt koostööd SBU ja Ukraina sõjaväega, et muuta rünnakud Moskva vastu võimalikuks. Putin näib olevat jõuetu Venemaal tegutsevate Ukrainat toetavate agentide vastu ning nad on tabanud täiusliku hetke, et muuta Moskva haavatavamaks kui kunagi varem. Moskva üritab end taastada. Linn tugevdab oma õhutõrjet ja asendab varustuse, mille Artem hävitas. Aga see tähendab lihtsalt, et Venemaa õhutõrje mujal muutub nõrgemaks. Ja kes teab? Artem võib tegutseda kusagil mujal, oodates uut võimalust, et valmistada ette massiivne Ukraina õhurünnak. Võib-olla on see sabotaaži ja rünnakute kombinatsioon edaspidi Ukraina võiduretsept. Peame ootama ja vaatama. Praegu põleb Moskva ja Ukraina võitleb edasi. Vene pealinna kattev suitsu ja tule kardin on monument jõule, mille Ukraina on üle 4 aasta kestnud võitlusega arendanud. Ja Ukrainas endas kogeb Venemaa seda jõudu omal nahal. Kui Moskva põleb, annavad Ukraina väed Donbassis Venemaale kõvasti vastu. Vene kevadrünnak kukub läbi ja maasõda muutub viisil, mida Venemaa ei suuda kontrollida. Saate rohkem teada, kui vaatate meie videot. Ja kui teile see video meeldis, siis ärge unustage tellida The Military Show'd, et näha rohkem kajastusi Ukraina laastavatest löökidest Venemaa vastu. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!